Tere, kell on 6 saanud, et rõõm teid tervitada. Kes on saanud laivi tulla, siis soovitan aktiivselt küsida, et Ornella valib teie hulgast ühe välja, kes saab auhinnaks mikroinvestori rahaasjade väljakutse. Et kui veel sel aastal tahad oma rahaasjades midagi ära teha, et siis see on hea võimalus, sest grupp alustab 15. november. Et mina olen siis Marin, jagan mikroinvestorina rahatarkust, ise olen investeerinud 5,5 aastat, kinnisvarasse hetkel ei investeeri, sest me ehitame maja, aga just selle maja ehitusega seoses on väga põnev olnud jälgida, kuidas Ornella remonti ise teeb. Ja sellest me kindlasti räägime täna. Ja hakkame pihta, et nii tore on sind tervitada, Ornella. Tere, et räägi endast ise alustuseks. Tere, ma loodan, et kõnekvaliteet on okei. Ma olen siin ehituskoolis praegu. Ja ma just avastasin, et kella 6 pandi tuled siin koridoris kinni, nii et täiesti üllatusi. Mina olen siis Ornella, mina olen kinnisvarainvestor juba mitmeid aastaid. Investeerin TESAsse juba 6 aastat, aeg lendub. Ja investeerin indeksitesse, ühisrahastusse ja põhimõtteliselt igale poole, aga kinnisvara on siis minu fookus. Meil on ka Instagramis jagati küsimusi, et ma küsisin, et andke teada, et kui teil on küsimusi ja alustame kõige algusest, et kuidas üldse kõik alguse sai, et mis oli esimene asi, millest investeerimisteekonda alustasid, aga võib-olla just, et ma ei tea, võib-olla isegi enne seda, et kuidas kõik alguse sai, et kuidas üldse jõudsid investeerimiseni? Ma jõudsin põhimõtteliselt kinnisvaraarmastust tuli mul 5 aastat juba, kui ma vaatasin nurgakivi saadet ja ma alati tahtsin ise hakata renoveerima ükskõik mida. Aga sealt ma midagi pikka aega kaugemale ei jõudnud, aga kui ma käisin Inglismaal ülikoolis, siis ma vaatasingi seda Under the Hammer saadet ja ma kogu mõtlesin, et kuidas ma saan siis ise flippima hakata. Ja lõpuks 2013 aastal siis ma otsustasin, et tere tulemast alguse inimesed ka. 2013 aastal ma siis hakkasin lõpuks kogusin raha üürikorteri jaoks ja tegin oma esimese kinnisvara investeeringu, kuigi inimesed ütlesid, et sorry. Ma lootsin, et ehituskool on sellele aga siis jah, kogusin raha üürikinnisvara jaoks, ostsin ära, kuigi inimesed ütlesid, et Kiyosaki ütles, et krahh tuleb, aga ma ikkagi ostsin ja kõik läks hästi. See on siuke algus. Päris ammu ikka juba. Aga päris hea on see ka, et alati kõik räägivad, et kui rahv tuleb, et eks ta muidugi lõpuks ikka midagi tuleb ja mingi kriis, aga et juba 2013 räägiti sulle, et ära osta, et mõtle, kui sa ei olekski siis ostnud. Aga tore on see, et sul valgus tuli, sest sul on nii ilus värviline seal, et kui ehituskoolile oma, ma ei tea, sobib vist. Aga sellest me räägime hiljem, miks sa seal ehituskoolis üldse oled. Siis üks küsimus on, et miks kinnisvara, kuigi sa natuke nagu rääkisid sellest, et juba 5 aastat sulle meeldis, aga võib-olla, et miks esimeseks just valisid üüri kui kinnisvara, et oleks võinud ju ka mujale investeerida? Ma ei tea, minu meelest üürikorterid on nagu kõige stabiilsem asi üldse maailmas, et üürnik maksab su laenumakse kinni, saad natuke renoveerida, kui meeldib, osta igasuguseid koledaid kortereid ja siis raha lihtsalt tiksub. Ja ma ei tea, mu eesmärk on jõuda 100 korterina, nii et eesmärgid on suured. Väga suured ja palju sul praegu on? Praegu on 6, vahepeal oli 8, aga ma müüsin 2 tükki ära oodates kriisi. Nii, see oli juba, et mis oli esimene objekt. Mis oli esimene objekt, võib-olla sa täpsustad seda üürikinnisvara, et kas siis oli ka nii, et sa võtsid sellise, mis ise tegid korda juba või? Ei, no alguses oligi see, et ma ei osanud teha ja see oli ka 16-ruudune, need on mu fookus põhimõtteliselt, aga 16-ruudune põhimõtteliselt kesklinnas. Ma maksin tol ajal 26 000 selle eest, nüüd nende hinnad on üle 60 000, 70. Neid ei ole üldse müügis seal majas. Et väga hästi läks, aga ma ostsin siukse, mis oli värskelt juba renoveeritud, aga dušš oli mingi tuppa ehitatud ja siuke nagu mitte ideaalne värk, aga ainus, mis ma seal tegin, oli mööbel ja siis kuskilt Lasnamäelt tõin tasuta köögi sinna ja siis see oli minu renoveerimine, ma rohkem ei osanud. Aga sai üürnik sisse kolida, et ei olnud nii, et pead veel tohutult sinna investeerima, vaata, et keegi korda teeks.
ja just seda ma kardangi, et siis pärast, no neid hirmulugusid ma kuulen kogu aeg, et keegi teeb vannida valesti ja siis on katastroof ja siis mis ma teen, kui on jälle mingi 2 vannituba kuskil remondis ja raha ei ole ja mis iganes saab, et see oli siuke safe option ja siis ma põhimõtteliselt mul ei olnud üldse aega. Ma selle unustasin rääkimata, aga ma tahtsin minna, ma olin käinud välismaal ülikoolis Inglismaal ja Austraalias ja siis ma tahtsin minna tegema working holiday'd Austraalias pärast seda, kui ma baka lõpetasin. Ja siis ma võtsin talle nagu 1 aasta, et ma käin täiskohaga tööl, tegelikult ma käisin 2 kohal. Kogun raha, ostan korteri, kogun raha ka lennupiletite jaoks, kõik nagu startup kulude jaoks ja siis lendan Austraaliasse. Mul ei olnudki põhimõtteliselt aega, et ma tegin nagu bäm ja valmis ja siis läksin Austraaliasse oma üüritulu nautima. Et ühesõnaga see plaan õnnestus, ma saan aru. Ja sul on väga lennukad plaanid olnud, mulle tundub, et juba nii noorena, et mina olen ka working holiday'l käinud Austraalias, aga see tuli nii, et võiks minna ja siis ma juba natuke aega tagasi tegin 3. samba, mujal mul raha ei ole, võtsin sealt välja, ostsin piletid, aga ma ei kahetse selles suhtes, et see on nii hea kogemus, et mul lihtsalt ei olnud siis mingit rahatarkust, või ega ka seda ma ei teadnud, ma lähen, et hakkaks nagu koguma selleks või et muidugi tol ajal mulle tundus üldse võimatuse kogumine. No jaa, aga see on nagu mälestused elu lõpuni põhimõtteliselt, et just, et see on millelegi võib ju kulutada. ja, et sellele kindlasti tasub, pluss sõbrad üle maailma, et see on nii äge. Siis oli üks küsimus, et kas sa investeerid kinnisvarasse ettevõtte alt? Esimese üürikorteri ma ostsin kodulaenuna. Ma ei mäletaks, mul oli siis ettevõte, aga vist ei olnud. Aga jah, põhimõtteliselt ma käisin siis pangad läbi ja ütlesin, et ma tahan seda 16 korterit endale koduks osta ja siis need laenuhaldurid olid ikka ka, et kas sa oled ikka kindel, et 16 ruut on selle piisav ja nagu vaata ikka kaugemale. Siis ma olin, ei, ma tahan nagu, et niikuinii ma reisin hästi palju ringi, et siis ma sain selle 16 ruuduse kodulaenuga. Sissemaks oli ainult 2600. Sisse ma vist sinna panin mööblisse kõik äkki veel mingi 6 sotti. Nii et siis mul veits venis, nagu kuna ma käisin kogu aeg tööl, aga lõpuks mul vist kogukulu oli äkki 4200 ja siis see oli nagu kõik sissemaksed, kindlustused, kõik notaritasud nagu absoluutselt kõik. Ja see läks muidugi kodulaenuna, sest ma teadsin, et kodulaenuga on esimene kinnisvara mõttekas osta. Aga pärast seda, kuna ma olen kogu aeg välismaal olnud, siis mul ei ole kodulaenu enam antud. Nii et siis on mul kõik kinnisvara läinud firma alla, mis on väga kasulik, aga laenuintress on väga kõrge. Okei, see on ka huvitav, et inimesed tihti mõtlevad, et kinnisvara ongi ju nii kapitalimahukas, et esimese kinnisvara ostadki ju kodulaenuga, aga et kuidas sa jõudsid siis selleni, et ettevõte saab laenu? Hustle 6 aastat vist nagu, ega põhimõtteliselt mul pidigi olema hästi palju sissetulekut kogu aeg tulema firmasse sisse, et ma saaksin laenu, sest firma nagu ei vaata kortereid niimoodi investeeringuna vähemalt, kui sa oled alge. Aga mul oli pikalt mingi, ma ei oska nüüd öelda 6 aastat või midagi taolist, oli mul see tõlki sissetulek sinna kogu aeg tulnud. Ja siis mul oli see kõik säästud kogunenud ja siis ma põhjendasin pangale, et kuidas ma nüüd ikka olen nii tubli ja hakkan neid korterid ostma. Ja sain. Ja see on hästi oluline, et tihti mõeldakse, et mul hakkab sealt tulema üüritulu, aga pangale nagu sellest ei piisa, et ta tahab, et sul tuleb mingit muud rahavoogu ka. Et see oli see hea point sul siin. Parim nipp, kuidas sissemaksuraha kokku saada? Mõtlesin tegelikult, et jah. Mis ma oskan öelda, minusugune inimene, mul ei ole nii palju seda geniaalselt, mina ikka teen hustle, 2 kohal tööd. Ma ei tea, minu siuke eluvaade on olnud selline, et ükskõik mis tööd ma olen teinud ettekandjana või tõlkjana, ma olen alati üritanud olla oma alal kõige parem, alati hästi palju juurde õppida. Ka ettekandjana ma õppisin nagu oma töökaaslastelt kogu aeg, näiteks ma oskan 5 taldrikut kanda, ma oskan lattesid teha mustritega, sellepärast et Tallinkis töötades meil oli unlimited beam põhimõtteliselt ja iga hommik ma pakkusin kõigile, et ma teen teile kohvi selleks, et harjutada, kuidas lattet teha.
ja tänu sellele ma Austraalias sain näiteks baristana töö, et ma olen nagu kogu aeg sedasi hästi edasipüüdlik olnud, et ei ole mingit get rich quick skeemi olnud. Ja mingit võluvalemit ei ole? No jaa, oleks saanud rohkem raha ja Teslasse rohkem pand, siis see oleks saanud valem, aga olin vaene, reisisin. Aga see on seda väärt, see reisimine, et mulle kaudselt meeldib reisida. Aga kas sa Tallinkisse oled investeerinud? Mingi 3 aastat tagasi äkki, kui ma hakkasin dividendi aktsiaid ostma, siis ma ei Tallinkisse vist ei pannud, ei ole kunagi mu lemmik olnud. Töötades oli väga tore kogemus. Isegi 2 töökohal töötades töökohast olid nii ägedad, et väga lõpus oli ja Tallinki kruiisidele sain, nii et hästi äge aeg mu elus, kuigi ma tegin 24/7 tööd. Aga ma ei tea, mul on ikkagi vaadanud Tallinna Vett ja LHV-d ja Harju Elektrit ja nüüd ma muidugi ei ole neis silma peal hoidnud, nii et see pole finantssoovitus, aga Tallinki ei mahtunud sinna. Lihtsalt, kuna sa mainisid, siis mul kohe tekkis seos, et mina olen blogis kirjutanud, kuidas mul oli miinuses koroona pärast ja kui raske oli sellest lõpuks loobuda, aga müüsin ära, et ei jäänud hoidma. Et kunagi peab ikkagi selle miinusega vastu võtma, midagi teha ei ole, aga üks väga hea see nipp selle kohta, kuigi me täna ei räägi aktsiatest, aga ikkagi see investeerimiseks seotud on just see, et me ei saa loota, et meil kunagi ei tule kaotusi, lihtsalt me peame lootma, et võitjaid on nagu rohkem. Et see ei ole nagu tõenäoline, et kui sa midagigi teed, et siis ikka on ju mingeid tagasilööke asju ka. Võib-olla küsingi nüüd seda, et mis on sellest esimesest üürikorterist saanud on? Esimest üürikorterit ma üritasin natuke renoveerida hiljuti just see aasta, kui see vabanes. Ma olin pikalt Eestist ära, aga siis ma mõtlesin, üürnik läks ära, mina olen Eestis, ma hakkan nüüd renoveerima. Siis jõudis see nii kaugele, et mu ehitaja ütles, et kuule, mu töölisel on kiiresti korterit vaja, et nagu, kas ta saab täna õhtul sisse kolida. Ma ütlesin nagu, inimene tuleb Pärnust, tal on kodu vaja, okei. Nii et ma põhimõtteliselt viskasin sinna pooleldi renoveeritud korterisse. Ma mingi koristasin kõik ära, aga ma ei jõudnud oma plaane tehtud ja üüritööl hakkas tulema. Nii et ütleme, ma maksin 2600 sisse ja nagu ma ütlesin, 4200 olid need kõik kulud. Väärtus oli siis 26 000 ja praegu ta on nagu alla turuhinna tegelikult üüril, sest ma andsin nagu sõbrale kiirelt. Aga ma arvan, et saaks üüri mingi 330 äkki. Nii et ma ei tea, mul läheb sellega väga hästi. Aga ma saan aru, et seal on üldiselt pigem olnud nagu pikaajaline üürnik sees või? Mul on seal, ma ei tea, mingi 5 inimest nüüd ainult. Alguses oli mul 2 aastat Läti üliõpilane, siis mul oli 3 aastat, vist 3 aastat, oli üks üksik ema koos oma lapse ja kassiga. Ma armastan kassi, nii et ma olin väga happy, et need seal olid. Nad ei tahtnud üldse ära ka kolida, kuna ta tütrel oli mingi astmaga probleem, siis riik andis neile mingi sooduskorteri kuskil, aga ta ei tahtnud sinna minna ära. Pärast seda tuli Saaremaalt üks üliõpilane mulle 8-3 aastaks, ta oli seal kogu koroona ajal. Ma olin mingi, thank God. Aga nagu ta ema oli pannud, ta emaga oli mul leping, et ta ema maksis nagu, et see oli safe ja siis nüüd jah, mul on seal üks ehitaja nagu aasta aega juba praegu. See on jah väga põnev, vaata, kuna ta on 16 ruutu nagu väike, et kes seda nagu rendivad. Aga miks sul just 16 ruutu meeldivad või umbes sellised suudused? Sa mõistad, see lühikamajades on nagu teine variant on 12 ruutu, ehk siis 16 on juba luksus ja ma arvan, et seal saab nagu paremini inimest sees hoida. Aga jah, ma ei tea, ma olen tahtnud neid ühikakortereid, sest miks mitte, tootlused on nagu nii suured, aga jah, ma ei ole 12 ruudust tahtnud, seepärast, et sinna nagu peaaegu ei mahu absoluutselt mööblit ja ma kardan, et inimene, kes sinna tuleb, et ta läheb kiiresti minema, mis ei pruugi olla tõsi, aga 16-ga mulle juba meeldib, et ma saan kõik sinna ilusad asjad panna, ilusi köögi, kõik nagu inimene ei maga diivaniga köögikraaniga kausis oma jalgadega põhimõtteliselt, et nagu mulle see meeldib. Jah, et mis toimib, miks seda muuta, et selles mõttes jah, et sul algusest peale olnud see. Siis on, et kas sul on mingi piir ka, millest kallimaid objekte sa ei osta?
No tegelikult miks see 16-ruudune, 16-ruudune seepärast, et mul nagu aastaga või noh, ma ei tea, ma kogusin selle sissemakse 6 kuuga valmis. Ma ei saanudki nagu vaadata kallimat, sest me oleks jõudnud raha kokku saada, aga hiljem oli juba see ka, et kuna ma ehitan oma portfelli täiesti üksi, ma nagu ei looda kellelegi teisele, siis mulle meeldiski see mõte, et kui tuleb puuküürnik, siis mul on parem, kui mul on 4 korterit ja kui ühes on puuküürnik, siis mul ei ole katastroof, sest ma tahtsin nagu ringiga reisida kogu aeg. Ja siis mulle meeldibki, et ma kogun pigem neid väikseid, pluss tegelikult mulle nüüd meeldib ka see, et tootlus on väga hea. Ma kombineerisin nagu selle mõtte, aga oleks ma ostnud 1 suure või 2 suurt, siis see kuidagi oleks meile stressi tekitanud, pluss nagu kommunaalid tulevad nii kõrged, kui see tühi on. Et see oli pigem nagu siuke safety option, kuigi tegelikult kui mõelda, siis seal on igasugused kammajääd kogu aeg. Ühesõnaga ajutamiseks, et ei tasu osta ühte kallist, vaid võtate mitu odavamat siis. Ja, aga vastuseks ka edasi küsimus, et nüüd ma olen natuke muutnud, et mu kõige kallim korter oli 87 000, mille ma nüüd ostsin. Mille ma ostsin aasta alguses. Et muidu kui ma nagu olen vaadanud, siis ma alati panen kinnisvara või kv.ee-s panen nagu 60 000 maks tavaliselt. Aga õnneks ma avastasin, näiteks ma ostsin hiljuti, mitte hiljuti, ma ei tea, miks ma ütlen hiljuti, poolteist aastat tagasi umbes ostsin, kusjuures müüdi nagu 70 000 eest 2 korterit koos 2 ühikutuba. Nii et õnneks nagu mu search results kuidagi jõudis selle korterini, et siis ma ostsin 70 000 eest 2 korterit kõrvuti korraga. Aga kõrgemale kindlasti ei taha. Kui see 100 000 põhimõtteliselt nagu sissemakse on täiesti crazy nagu. Neid väikseid saab nagu vaikselt koguda, ei ole nii hull asi. Ja. Siis oli üks küsimus, et kas pigem flipid või üürid välja, et praegu me oleme rääkinud just üürimisest, aga oled sa flippinud ka või? No need 2 tükki, mis ma maha müüsin, ma ei tea, kas ma saan, see on flippimine. Ma ostsin need 2 aastat tagasi äkki veits peale koroona algust ja nüüd ma müüsin nad kallimalt maha. Aga nendega on see, et ma ise nagu seal ei teinud mingit kapitaalremonti, et lihtsalt väärtus kasvas ja ühes mul ehitaja tegi pool nagu renoveerimise vannituba ja nii nagu ta oli. Aga see on eesmärk nagu ise flippida, ise renoveerida. Aga renoveerimist on praegu poolel igal pool. Aga miks sa need müüsid, need 2? Sellepärast, et ma tahtsin vaba kapitali. Ma natuke hindasin oma võimeid üle. Ma mõtlesin, et iga korteri renoveerimine võtab, ma ei tea, ma isegi julge mõelda, mis ma mõtlesin. Võib-olla mõtlesin, et kuu teen kõik ära. Mis tegelikult oleks võimalik, aga ma ei tea, mul on neid nii palju objekte, et see asi kõik jäi seisma. Ja siis ma vaatasin, et Euribor hakkab tõusma ja kittehinnad võivad lakki minna ja inimestel võib raskeks minna, et ma ei tahtnud. Ma otsin kõik need korterid selle mõttega, et isegi kui kõik nagu tõuseb, üünike pole, siis ma suudan ise nagu veel rohkem tööd teha ja veel rohkem maksta ja nagu I can survive anything. Ja siis mõtlesin ikkagi, et äkki sükist nagu kriisikompotti ja kaost ei ole mõtet endale organiseerida, siis ma müüsin 2 tükki maha, et mul oleks puhver ja ka varud siis selleks, et hakata põhjast ostma. Pluss ma tahtsin natuke raha aktsiatesse ka tagasi panna, et need sissemaksud on kõik lõpuks nii nagu kallid olnud, et ma nagu müüsin nii palju aktsiaid maha ja siis ma vaatasin, ma ei saa nii elada, et mul on ikka aktsiaid tagasi ka vaja. Aga ma müüsin kasumiga maha need korterid ja ma tegin selle valiku, et ma müüsin renoveeritud korterid maha, selles ma müüa mingid renoveerimata, et nüüd nagu üürituludega on veits kehvasti. Aga ma ikka üritan renoveerida need valmis. Aga sul on vähemalt midagi renoveerida ju. Jah, hobi on olemas, hobi mitte võtab raha kogu aeg. Aga selle hobini me jõuame, ma arvan. Järgmine küsimus ongi see, et miks sa ise remondid? Ja sellest tuleb see ka, et miks sa seal ehituskoolis oled? No nagu ma ütlesin, ma juba 5 aastaselt vaatasin seda Nurgakivi saadet ja alguses ma ei tea, see on nagu mingi obsession. Ma mäletan, kui ma lapsena vaatasin seda, kuidas põrandakütet paigaldati. Ja igas osas oli mingi katuse paigaldamine. Mulle lihtsalt meeldis, ma tahtsin seda teha, ma ei tea miks.
siis ma ei mõelnud veel nagu investeerimisele, ma arvan. Et mul on nagu alati olnud see pisik, et ma tahan teha ja mul ei ole kunagi olnud võimalust, sest ma ei tea, pole aega olnud ja olen välismaal olnud ülikoolis kogu aeg olnud. Et nüüd ma lõpuks olen siis Eestis nagu ja siis mõtlesin, et ei, nagu ma jään muidugi kahetsema, kui ma ei tee. Ja ma tahtsin kõik ikkagi ise selgeks saada ja noh, muidugi ma tahtsin säästa raha. Noh, alguses oli mõte, et ma teen 6 ajaga kõik valmis, et säästmissugune. Kusjuures jah, mulle ka see kõnetab, vaata, et noh, esiteks muidugi sa ise arvad, et sa jõuad rohkem, aga ehituses no ikka asjad venivad, et sa võid igasuguseid asju mõelda, millal need asjad valmis on, et meil ka maja ehituses no ikka ei tulda siis, kui on vaja, et siin võib-olla kõige ekstreemsem näide meil see maaküttekoppa, no ma ei tea, mingi 2 kuud lõpuks ootasime, sest et mingi jupp läks katki, mingit juppi oodati, siis see oli vale jupp, siis oodati Inglismaalt ja ma ei tea, ma lõpuks mõtlesin, et tuleb siis, kui tuleb, et no ja ma ei ole vaadanud täpselt, et kaua me siis ootasime, aga noh, et juba ammu nagu oleks pidanud see valmis olema ja nüüd lõpuks on valmis, et võib-olla see ka on sellel enda tegemisel natuke parem, et sa ei sõltu nagu teistest, aga mingil määral ju ikka sõltud, et sa nagu päris kõike ju ei tee ise, et ma nägin, et üks päev vähemalt sul oli sul elektrik või oli sul töömees seal ka, kui sa seal seinast võtsid? Mul oli mõlemad, mul ühes kohas käis elektrik ja teises kohas käis tavaline ehitusmees, et see võtti paigaldamas. No ja sul on neid nii palju, et ei jõua järge pidada. Ja, aga no üks suur põhjus, miks see asi mul tegelikult veninud, on see, et ma 2 korterit mõtlesin enda töömeestele teha. Mul oli sugulase kaudu töömees ja kõik, ma mõtlesin, et ma saan usaldada. Ja siis ma ise läksin puhkusel ära, mõtlesin, et okei, 2 korterit nad teevad valmis ja see venis nagu nii kaua, et ma hakkan nutma selle peale, kui ma mõtlen. Ja vannituba oli selline, et ma läksin sinna vannituppa, see vesi läks kõik nende plaatide alla, seda kõik nagu õõtsus jalge all ja ma ei saanud seda välja ürida. Ma küsisin, et okei, kes selle korda teeb. Ehitusmees süüdistas plaati süüdistas ehitusmeest. Ja nagu siis ma mõtlesin, ei, ma õpin plaatimisega selge. Sellepärast sa oledki praegu ehituskoolis on ja seal on just see plaatimise, hakkasid eile õppima alles või? Oli või? Ja ma hakkan nüüd plaatijaks. Mul on 5 nädalat Tallinna ehituskoolis plaatimiskursus. See on väga äge, sest et esiteks see on nagu kallis töö ja see on ka selline töö, mida noh, sa ise, mulle meelest on ikkagi hea nagu õppida, mulle tundub, et natuke nagu keerulisem töö ka ja noh, sul on hea kogemus sellest, kui ei osata teha seda. Päris põnev. Kuidas siis esimesed muljed on? Kuule, hästi-hästi positiivne on. Eile oli ainult teooria. Ma õpin põhimõtteliselt 4 tundi päevas, 5-9. Eile siis oli ainult teooria ja õpetaja tundub väga tubli, tark tragi, õpetab Eestis ja Soomes ja teab asju. Ja siis täna me saime oma tööriistad kätte ja oma väikse kuubiku, kus me hakkame siis plaate maha võtma ja silu nagu tasandama ja siis plaate majama ja igast äkki. I'm so excited! No see on hakata niisugune tunne, et noh, ma olen Hiiumaal, et ei saa nagu väga tulla sinna õppima. Täpselt selline tunne, et mis õhtuti teed, et läheks ehituskooli õppima. Et sa teed päris head promo ja ma saan aru, kas järgmine nädal hakkab sul see elektriku värk ka veel? Ja järgmine nädal hommikuti 9-4. Need graafikud super hästi sobivad, nii et 9-4 õpin elektrikuks. Ja seal oli ka jälle see, et nagu ma tahtsin, et ostes ma tahtsin teada, et millega tegu on, seepärast, et maaklerid kunagi ei tea, mingi suvalise ehitusmehe kutsutamaga ei tea, keegi nagu lõpuks vastutust ei võta. Ja siis ma tahtsin näha, ja teine asi on ka see, et kui ma tahan mingeid ägedaid lahendusi teha, ma YouTube'is kogu aeg vaatan, issand kui äge, et mingi tuled siit ja sealt. Ja no ma ei tea täpselt, mis ma teha tahan, aga jah, et kui ma tahan mingeid ägedaid lahendusi teha, et mu üürikorterid turul ka välja paistaksid, mille tõttu ma saaksin suuremat tootlust, mis ma olen nüüd aru saanud, et kui on väga ilus korter, siis nagu raha tuleb nii palju ja üürnikud on ka õnnelikud. Et siis on nagu nii hea, kui sul on enda need oskused olemas, sest jah, YouTube'ist ma vaatan, aga siis jälle USA-s on hoopis teised materjalid ja kõik on kuidagi nii segane ja ma ei julge eriti flippimiseks teha niimoodi, et ma teen mingi elektrilahenduse ja teen vannitoa ja siis 2 aasta pärast on mul mingi kohtukeitsid kaelas, et mis jälle on jälle tegi nagu. Nüüd on mul siis tuleb päris elektriku kutse. Nii et jah,
tuleviku karjäär, jah. Ja ma juba mõtlen, et mul on see kursuse raha vaja tagasi teeninud, et siis kes mind palkab. Elektrika on ka väga kallis, et selles suhtes ja päris hästi valid neid vajalikke ja selline tunne, et kõik ehitavad, et ega ehitajaid pole nagu väga saada ka. Et noh, ma ei tea, oodatakse küll kriisi, aga veel pole nagu. Aga võib-olla üks asi, vaata, mis ütlesid, et väga ägedaid lahendusi, mis mina olen ka tähele pannud, et ega nagu tihti ehitajad on ka nagu selles võib-olla kinni, mida nad juba teevad või et sul peab siis olema selline, kes on nõus sul katsetama neid natuke kreesisid asju, natuke teistmoodi asju, vaata. Ja nad ikkagi tahavad natuke nagu ära teha. Et ma teen selle ära, nii on alati olnud, see on võib-olla ka turvaline ja nii on, ja toimib. Et siis leida sellist, kes on sinuga nõus võib-olla nii palju katsetama, et igal juhul tundub nagu mõistlikum siis ise õppida, et ise saad teha täpselt nii, kuidas tahad. Ja ma olen nii palju kogenud seda, et ehitaja lihtsalt ütleb, nii ei saa teha. Tere, Valges. Ja siis ma ütlen, et ka kõrval nagu korterites ma olen näinud müügis, et on tehtud. Näiteks üks asi see, et köök on nagu koridori tõstetud. Nüüd ütleb, ei, seal ei ole nagu piisavalt ruumi, torud on liiga kõrgem. Ma nagu saab teha, aga ma on tehke. Ja see ikka lõpuks keegi ilmub välja, nagu, kes oskab teha, aga see on, kogu aeg sa pead midagi vaidlema. Või siis vahel nad ütlevad, et ma ei tea, plaati ei saa tervelt seinast ära võtta. Ma olen nagu saab, nii tehakse. Ja siis on mingi, no jaa, aga nüüd tegelikult sellega ei ole mõtet nagu vaeva näha. Ja siis ongi nagu, pigem teen ise jälle. Ja ma olen ka seda tähele pannud, et tihti, et sa leiad nagu hea kas ehitusmehe või siis elektriku või ma ei tea, plaati ja veel lisaks, et siis nad on kulla hinnaga, et kes on ka suga nõus kaasa mõtlema, sest minu arust üks asi, mis nad veel teevad, on see, et iga järgmine ehitusmees, isegi kui ta tuleb nagu midagi muud sul tegema, ütleb, et oi, see on kõik siin valesti. See peaks tegelikult kõik teistmoodi olema. Siis tuleb järgmine, võtab selle järgmise asja. Ei, see on ka valesti kõik. Et kogu aeg nagu nendel on hästi palju ka arvamusi mingite asjade kohtas. Ma olen vahest öelnud, et ei, see on nüüd tehtud, et las ta nüüd olla. Et kui ta mul ohtlik ei ole ja pähe ei kuku, et siis ma usaldan, et äkki ikkagi oli okei. Et see on päris huvitav maailm, aga mul on siin üks Instagramist on veel viimane küsimus, aga ma vaatan chatis õnneks ka, et mis sobib siia väga hästi, et kas sa oled tundnud teistsugust suhtumist, et oled noor ja naine? Sorry, ma ütlesin inimestele, et mul on kõne vaikust. Ei või laulda. Nii, ja siis põhimõtteliselt ma tahtsin öelda, et ei, mina ei ole sellist asja tunnen. Ma usun, et kuskil nurga taga vanemad äriinimesed käivad mingi sigareid suitsetamas ja mind sinna ei kutsuta, aga ma ei ole ise tundnud, et mind nagu halvasti koheldakse. Näiteks täna oli selline näide, et just see plaatimisõpetaja oli ostnud kindad ja siis ta kõigepealt tuletab need mulle, ütles, et ma mõtlesin, et naistele, siis ma mõtlesin, issand, ta mingi hakkab rääkima, et maniküürist, see oli mingi, ei, et ma ostsin teile väiksema numbri, ehk ta tegelikult mõtles mu peale, nii et hästi tore, nagu ma näen nagu, et mehed täiega tahavad toetada naisi, kes ehitavad ja üldse, kes investeerivad. Kui sa ise oled hea suhtumisega, siis nagu nad just tulevad ja aitavad kogu aeg. Seda on väga hea kuulda. Sul oli Instagramis täna vaata, et mitu naist seal kursusel on. Aga ma ei tea, kas sa seda, ma ei näinud, et sa oleks vastust jaganud, et mina igatahes arvasin, et ma ei tea, vist 10 panin sinna protsenti, et ma ei tea, palju teil kokku muidugi on, aga et ma millegipärast arvan, et sa oled ainus, aga ei pruugi. Aga kui sa ei taha, sa ei pea avalikustama. Ei, no muidugi selle mõttega tegin selle, et avalikustada, aga ma tahtsin kõigepealt nagu, et inimesed hääletaks ära ja siis ma saan nagu vaadata tulemusi. Tegelikult on meid 10 tükki ja 2 naist, ehk siis 20% on naisi. Ja ma alguses mõtlesin ka, et äkki ma olen ainuke. Täna ma läksin just sinna riietusruumi, sest me vahetame riideid töö jaoks. Ja siis ma hakkasin rääkima selle teise tüdrukuga ja ta ütles ka, et ma olin nagu nii happy, kui ma nägin, et üks tüdruk tuli välja, sest ma jäin hiljaks nagu. Nagu veel üks naine ja siis ma mingi et 20. See on ju päris hästi tundub kuidagi või ma ei tea. Ja kuigi ma tean, et juba lapsepõlves mäletan, et maalirid olid päris tihti naised, et tegelikult nii raske füüsiline töö on ju. Aga ma mäletan küll, meil käisid ka nii naabritel kui meil maali just seinu värvimas naisterahvas. Aga ma ei tea, võib-olla see oli erand, aga minule sellega seondus kohe see, et ongi naised maaldrid, nagu vaata, nagu tihti öeldakse, et
et lapsed peavad näiteks nägema mingites ametites naisi ja siis nende jaoks näiteks ongi see loogiline või siis vastupidi mehi. Aga ma vaatan, mis meile siia chati veel on tulnud. Kadri ütleb, et erinevatel korterite tüüpidel on samas ka erinev tõenäosus probleemsete üürnike otsa sattuda, et kliendigrupid on erinevad. Kas oled selle peale ka mõelnud? Ja muidugi, mul on ainult see õnne, et mul ei ole väga pikalt ei olnud mul ühtegi probleemi, et ma olin ise välismaal ära, mul oli haldur ja ma ei kuulnud nendest korteritest mitte midagi. Aga nüüd mul oli hiljuti see probleem, kui ma tahtsin korterit müüa, ma tahtsin juba märtsist ära müüa. Ja siis ma avastasin, et mul korteris oli ikkagi siuke ebaadekvaatne inimene pandud, et ma ei saanud nagu tast kohe lahti ja ta ei olnud nõus korterit näitama ja igast tükist tärki. Et see oli ebameeldiv ja stressi tekitas, et ma kartsin, et turg hakkab langema, et mul on vaja ära müüa. Aga no ütleme, et sa pead lihtsalt hästi valima. Et mulle just meeldib nagu teha ilusaid, nagu hästi paljud siuksed odavad korterid ja väiksed kuskil Stalini-aegsetes majades ka ja ühikamajades on see, et on hästi mingi räämas ja koledad ja sa vaatad peale, et issand kõrva, pole isegi koristatud nagu pildi jaoks ja mööbel on mingi 90-ndatest mingi katkine diivan. Et mulle just meeldib teha ilusaid armsaid kortereid nagu ilusa igemööbliga, ilusate seinte ja asjadega just nagu odavama klientuuri jaoks ka. Ja siis otsida üles üürnik, kes seda ka tegelikult nagu hindab, näiteks mingid, no ongi ütleme üliõpilased või madalama palgaga inimesed, et siis nad just hoiavad seda või näiteks kuna mul on kass, siis nagu ma ütlesin, et mul on see üksik ema olnud seal. Et just sellised inimesed, kes on hästi õnnelikud, et nad saavad ilusa korteri ja nagu normaalse hinnaga. Aga kindlasti jah, peab vältima mingeid pooljoodikuid, et seal nendes ühikamajades on hästi palju normaalseid inimesi, kui sa seal nagu käid ringi ja vaatad. Aga on ka nagu mitte normaalsed, et siis neid mitte oma korterisse lasta. Aga jah, ma ei tea, ma isegi nagu ma ei suuda samastada, ma olen nii säästlik inimene, ma ei suuda samastada inimestega, kes nagu maksavad 1000 eurot või 800 eurot üüri kuskil, nagu ma mõtlen, issand, kes need inimesed on, nagu, et kes nii hull on ja siis ma mõtlengi, et kuidas ma ostan siukse korteri. Mulle meeldib ikka neid väikseid teha. Ja Sirli küsib, et kas ühikatüüpi korterite üürnikud pole probleemsed. No seda sa natuke rääkisid juba, aga siis, et kui sul juba üürnikuks on tore inimene, aga siis kuidas naabritega on, need naabrid ei saa ju valida, et äkki naabrid hoopis on kahtlased? Naabrid seal on kahtlaseid. Et ma tean ja seal on nagu, seal on oma kontingent, sa pead sellega arvestama. Ma just üks päev, kui ma tegin mingit story't, siis ma mõtlesin ka, kirjutasin, et ma olen nagu Lõuna-Ameerikas reisinud ja siis ma vaatan nagu oma seda koridori. Siis mõtlesin, et ma vist suudan sellega nagu siukses koridoris käia ja nagu mitte ahastusse sattuda, sellepärast, et ma olengi kuskil, ma ei tea, Kolumbia mingi bussidega sõitnud mingi 24 tundi kuskil täiesti nagu, ma ei tea, mis kohtades, et see nagu mind ei häiri. Ma vaatan, et mingi pooljoodik jälle kobistab siin. Ma mingi, et pole ju. Ega ta mulle midagi ei tee. Aga üürnikel ei ole see ka probleemiks olnud või on vahest või nad juba eeldavad, et võib olla midagi sellist või? Ma ei ole üheltki üürnikult kuulnud nagu mingeid probleeme. Ma tean, et seal osades majades on prussakatega probleeme, aga see on ka nagu väga väike probleem. Ma ise, kui ma olen seal, mul oli seal Uus-Malevas 4 korterit ja renoveerimisel, tänu sellele ma veetsin seal väga palju aega. Et ma ei tea, see on kuidagi niimoodi, et kui sul on nagu korter puhas, siis mina ei näinud seal mitte ühtegi plussakat. Ja ma käisin seal mingi pool aastat üle päeva või niimoodi nagu. Ja mul ei olnud nagu ühtegi probleemi. Aga samas ma näen, et nagu mingi silt on üleval, et nagu plussakatõrje toimub. Aga ma ei ole nagu lihtsalt nagu näinud ühtegi, et seal ei ole midagi sükest crazy't, et tappi kolid sisse ja siis ma ei tea. Keegi vähemalt pole kurtnud sulle ka siis. Et siis pole põhjust karta. Ja nagu ma olen seal ka olnud hästi palju õhtut ja teinud tööd, üritanud väikselt olla.
et seal ei ole isegi lärmi nagu. Ei Mm. ole mingit sihukest pidu kogu aeg. Vahel kuuled, et keegi tuleb nagu, räägib natuke kõvemini, aga seal ei ole mingit sihukest läbustamist ega mitte midagi. Ja Koplis ma olen nagu, nii palju kui ma saan tänavatel ka käinud, et siis nagu politsei on kohe kohal, kui keegi kaklema hakkab, siis on politsei kohe kohal. Ja siis ma vaatan, kust nad tulid, nagu, kuidas see võimalik on. Et hoopis turvalisem võib-olla kui kuskil mujal. Aga mulle tuli meelde see küsimus, et vaata, sul on nüüd nii tihe graafik, et sa oled õhtul koolis ja nüüd järgmisest nädalast terve päeva. Et millal sul siis aega oma kortereid renoveerida on? Ma ei tea. Veel ei tea. Ma ei tea, eks need oskused teevad mind kiiremaks, aga jah, praegu mul elektrik tegeleb ja siis mul on neljapäeva ja reede õhtu vaba ja laupäeva ja pühapäeva õhtu vaba. Siis vaatab. Ikkagi on vabu hetki ka. Ja. Aga võib-olla täpsustame selle üle, mitu sul praegu siis on renoveerimisel? Renoveerin praegu 3. Üks on praegu valmis, seal on ainult mööblit vaja. See oli see, kus sinna WC-potti lõpuks pandi pärestada, kui see vannituba nagu uuesti üles võeti. Et see seisab tegelikult minu taga, ma pean sinna IKEA mööbli sisse tellima. Ja üks asi, mille taga minu renoveerimised ja asjad seisad on see, et ma alati ei suuda valida, kuidas sisustada ja siis ma mõtlen üle ja siis üritan neiga välja. Kuigi sulle väga see pool ka ju meeldib, ma sain aru. Just sisustada on ja ilusaks. Jaa, aga nagu võiks olla, et keegi otsestan ära ja teen, aga kogu aeg mõtlen, et mis kapp ja siis mõtlen jälle ümber ja siis täiesti nagu ajuvaba. See ei ole hea investeerija fookus nagu. Nüüd Sandra küsib selle saates olnud korteri kohta, et mina ükskord ema juures vaatasin, et näe Ornella telekas, et ma ei vaata üldselt eriti telekat ja siis mõtlesin, et väga põnev oli, et ma natuke nägin, et kuidas sa sinna sattusid ja mis sa tegid see. Ma saan aru, et oligi eesmärk teha nagu võimalikult soodsalt ilus korter. Ja ma vaatan ka seda küsimust. Saatesse ma sattusin sellega, et kõik tuttavad teavad, et ma tegelen kinnisvara renoveerimise ja üüriasjadega ja siis mul tuli lihtsalt tuttava kaudu sõnum nagu, et me teame, et otsitakse kortereid. Kas sa oled huvitatud? Ja siis ma ütlesin, et jaa, olen, seepärast, et nad otsisid just nagu korterid, mis oleks vaba üürnikest ja millega siis saaks tegeleda. Ma olin nagu I'm perfect, seepärast, et ma üritan renoveerida ja disain oli mu väga need koht siiani on. Enne mu kõik korterid olidki nagu mustvalge IKEA plats sisse ja läks. Ja siis nüüd ma avastasin, et ilus korter läheb nii palju paremini turule ja nii palju ägedam on. Et ma sain nagu tuttava kaudu ja siis olin see hull, kes ütles jah, et ma tulen. Aga jäid rahule, et läksid või? Väga rahule jäin, see oli super kogemus. Ma sain sealt hästi palju nagu kaadri tagant ka igasuguseid tutvusi, mis mul on juba praegu väga palju kasuks tulnud, et saan nõu küsida mingite renoveerimiseste kohta ja nagu hästi-hästi äge. Sandra küsib, et kas läks kiiresti üürile ja sama summaga ja kas oli rohkem huvi ka? No seda korterit ma kunagi enne ei reklaaminud, sest ta just sai mul valmis. Ta läks üürile nagu kohe ja 365 euroga, mis ma ei olnud kunagi nii kõrget üüri isegi mõelnud nagu panna. Ma arvan, et ma ei mäleta, ma selle saates rääkisin ka, nagu see üüriturg nii kiiresti muutub, ma ei mäleta, mis ma seal rääkisin, aga kas ma tahtsin äkki 290 alguses või? Sest mu eelmised korterid olid ainult 240-ga. Päris suur vahe ikka. Ja no see oli ka, seda on nii keeruline vaadata, sest turg läks otse üles põhimõtteliselt. Aga no nii kõrge üüriga suhkeid kortereid ma küll nagu ei näinud sel hetkel, et ma ikka panin maksimumi. Sest sa pead ka arvestama, et see vannituba oli mul seal väga kohutav. See ei olnud luks suurte plaatidega ümber tehtud mingi ägeda dušiga vannituba. See vannituba oli lihtsalt nagu, see on nii pisike ja see ongi, et ta käib WC-poti kohal duši all. Aga ikka läks üürile ette. Mul tuleb meelde, et sa ütlesid, vaata, kas oli esimene kord, kus oli see
dušš seal toas on ju. Et mina ükskord, me ööbisime ükskord Amsterdamis hästi ägedas öömajas. Ta oligi niisugune lennujaama lähedal minu meelest ja seal olid ka niisugused väikesed toad ja sul oligi see vets ja dušš olid pandud nagu keset tuba, aga ta nii hästi sobis sinna, sest see oli kõik futuristlik stiil. Ja see oli niisugune läbipaistev selles suhtes, okei, võib-olla külaline ei tahaks sul vetsus käia, aga nagu hotelliks nii hästi sobis ja ta tundus nagu pigem äge seal. Algul oli muidugi küll Disfer, mis mõttes, et sul siin toas on, aga nii hea nagu ruumi lahendus tegelikult, et see tuba polnud üldse suur, vaata, et sa ei pea mingi, tavaliselt sul lähebki nii palju ruumi selle vannitoa jaoks, et kui sa, et sul on nagu eraldi igal toal. Et see oli nii äge, et muidu ma olen ka alati mõelnud, et Disfer kui jube, et mis mõttes kellelgi on nagu toas, aga et ikkagi kui ägedalt asja teha, siis on nagu võimalik ja ma, see tundus ka nii põnev, et ma saan aru, et oma selle, et sul nüüd läheb selle sisekujunduse peale nagu rohkem aega kui ennem, et selle natuke said sealt saatest vist või, et tahad nagu teistmoodi põnevaks läks. Ja no ma ei tea, mulle endale need vannitoad ei meeldi, mis on keset tuba eriti klaasist, aga nagu nii ma näen, miks neid tehakse. No ja esimene valik ei oleks, aga tõesti seal oli päris äge, et ma ei kujuta ette, et elaksid seal võib-olla jah, aga samas inimene harjub nagu kõigega, aga ma ei tea muidugi, kuidas üürnik sellesse suhtuks, kui tuleb nagu, et ahaa, et ma peangi nii elama, aga lihtsalt üks näide, et asi, mida nagu tavaliselt võib-olla ei mõtle, et võib toimida näiteks, et muidugi see on teistmoodi, ma käin ühe öö seal hotellis, mitte nagu pikalt. Aga mis seisukorras need majad ise on, vaata tihti öeldakse, et kui hakkad mingit kinnisvaraobjekti vaatama, et siis vaata ka, mis seisukorras maja on, ma ei tea, kas on toimiv ühistu, et kuidas nendel on? Ma vist ei teagi, et ega... No see oleneb väga, seal on... No see, mis ma ütlen kodulaenuga, seal oli juba näiteks koridor korda tehtud ja katus vist ka esimene. No siis ma käisin näiteks vaatamas Vildede 96, mis oli 12 000-ga müügis ja siis maakler oli nõus allaindust ka tegema. Ma mõtlesin, ma ei julge siin majas ringi käia, et siin on mingid narkomaanid iga nurga peal. Et ma nagu seda ei võtnud, võtsin selle safe optioni. Aga praegu see uus malevas on nagu täiesti räämas ja üks Stalini aegne maja, mis ma ostsin, on ka täiesti räämas. Ma ei tea, ma aitan siuksed asja. Aga samas Puumaja korteri, mis ma ütlesin, nagu seal ma vaatasin, et on juba renoveerimisega alustatud, katus on korras, fassaad on korras, keldrit ei ole. Et ma esimeses korrasest läbi ei kuku, nagu seal ma olin küll väga palju ettevaatlikum, et nagu seal on nii vähe kortereid, et ma ei hakka seda riskima. Aga muidu ühikamajades jah, seal ikkagi osad on ikka päris halvad, aga nagu ma ikka tegelen. Ma ei tea, mis ma viga on. Et jah, no see on muidugi riskikoht. Aga ma mõtlengi, et ega seda maja ikka maha ju vist ei lammutata, et kunagi tehakse korda. Lootab, on ju, et äkki tehakse korda. Aga kui seal juba üks vähemalt on sul, siis päris hästi teevad. Issar, mul läks küsimus meelest. Ma mõtlen korda. Võite veel küsida siia teie ka chati, et me natuke veel aega. Ma tahtsin küsida seda, et vaata sa ütlesid, et sa olid on ju välismaal ära, siis ma kohe mõtlesin, et kuidas sul nagu oli sellega, aga sul oli haldur, kes haldas ja et sul ei olnud nagu sellepärast mingeid probleeme, et sa tunneksid, et ma olen nii kaugel, nii raske nagu kinnisvaraga tegeleda. Ei, see oli palju parem kui praegus. Et nagu, kui sa oled välismaal ära, sul on haldur, sa isegi, sul ei ole võimalust tulla ega vaadata ega muretseda. Aga näiteks praegu on meil mingi, vaata. Nad lasevad siin mingid muusikat, kui tund lõpeb täiesti kõlaritest tuleb. Igatahes nagu praegu mul on niimoodi, et kui mingi üürnik tegelikult ei tohiks mulle helistada, aga ikkagi ta leiab mu numbri üles kuskilt, kui on mingi veeavari ja siis ta ütleb, et mul on veeavari. Siis ma mõtlen, et okei, see on minu nagu remont ja kui ma pean hakkama seda kõik kapitaalremontima, et äkki ma ikka lähen kohale, vaatan nagu, mis toimub. Et nagu stressi on palju rohkem, kui ma olin ära, siis ma ei teadnud mitte midagi. Kõik oli nii palju kergem. Pluss nagu teine asi on see, et mulle ei meeldi üürnikega tegeleda nagu
never ever nagu üritan nagu, kui ma näen, et üürnik helistab kuskilt, on mu numbri saanud, okei, lepingus on see olemas, eks, aga nagu miks ta sellele üles leidis ja ta helistab, ma hakkan juba süda pupendama, mõtlen, issand, mis ta nüüd jälle tahab, nagu mul on vaja haldurit, ma ei jaksa üürnikega suhelda. Et välismaalt oli kergem. Aga keegi küsis, et palju siis halduri tasu oli, et miks sa hetkel ei kasuta? Mul oli, ma sain selle kontakti kellegi kaudu, alguses ma vaatasin nagu, alguses ma täiega kartsin, et ma ei leia haldurit, kes oleks valmis tegema nii väikseid kortereid, et mingi miinimumtasu on nii kõrge, et see ei tasu ära. Siis ma sain kontakti mingi halduri kohta, kes siis tegi protsendiga, kes ta tegi äkki alguses 5% üürihinnast, mis oli nagu teisi odav. Ja siis ta töötas 7 peale, aga siis ta ütles ka, et ta nagu ta tahab turgu nagu enda kätte haarata. Ja siis ma sain selle diili, aga siis ma ei tea, ta nagu viimasel aastal just nagu, kui ma olen siin olnud, siis ma olen näinud nagu, et asjad on veits ligad ja logad ja ta nagu ei pühendunud sellele, ta ei teinud ta põhikohaga, et see oli ta nagu side hustle. Ja ma ei tea, ma muutusin liiga nõudlikuks ja siis nagu me enam ei klappinud, et mul on tegelikult üks uus haldur. Ma tean ühte, ma ei ole veel vaadanud, et kas ma võtan, et praegu ma teen nagu ise, aga ma võtan uue halduriga. Aga põhimõtteliselt oli see, et nagu kui ma hakkasin korterit müüma, siis ma avastasin, et üürnik, kes seal oli, et see on ikka pädev. Tema lähenemine oli see, et Kopli ühikatubades ongi nagu pooljoodikud ja nagu vahet ei ole, et kui üür on maksnud, näiteks maksis mingi firma kaudu keegi või ma ei tea, mingi õde oli näiteks lepingus öelnud, et ta maksab, et siis nagu vahet ei ole, kes seal sees on, et peaasi, et on makstud ja mina olin nagu, mul on ilusad korterid, ma tahan ilusaid tublisid inimesi nagu sinna, kes nagu seda naudivad ja pluss nagu austavad mind ka, et nagu need, siis ma avastasin, et ei, no, et mul ei ole sinna mingid joodikud vaja, et Koplis võivad nagu normaalsed inimesed elada oma korterites. Ühesõnaga, eemalt oli palju lihtsam. Jaa. Ma ei tea, et võib-olla juhtus niimoodi, aga nagu kuidagi nagu, kuna oligi nagu mingi veeavari ees, ma lähen kohale ja vaatan, issand, mis inimene siin korteris on nagu, oh god. Väike üllatus. No ja ma meelega nagu ei tahtnud absoluutselt sellega nagu tegemist teha, et nagu ise vali, ise tee, et kui jääb võlgu, siis on sinu vastutus ajal, et sellega nagu polnud probleemi. Ja inimene ei jäänudki võlgu, aga ma lihtsalt vaatasin, et nagu ta ei austa mind ja ta ei austa mu korterit, et nagu ma ei taha selliseid inimesi oma korteritesse. Vot. Karolina küsib, et mida sa soovitad inimesele, kes tahaks tulevikus kinnisvarasse investeerida, millega kindlasti tuleks arvestada? Ma ei tea, kinnisvarasse tuleb investeerida, kes on midagi hullu ei ole, kellele tuleb vist sissemaksuraha kokku saada ja mitte ennast üle laenata. Osta esimene korter, osta kindlasti alguses kodulaenuga, osta kõigepealt väike korter, siis kolida suuremasse anda väike üürile, niimoodi see ratast peerema saada, siis tegelikult kodulaene saab mitu tükki. Ma ei ole nagu parim eeskuju sellel alal. Ja siis jah, ma ei tea, ei tohi üle mõelda, nagu lihtsalt tuleb tegutsema hakata, et 7 aastaga mu üürikorteri hind on mingi 3-kordistunud peaaegu, nii et nagu it's easy. Ja nagu ei tohi närvi minna mingist jamast, nii ikka juhtub. Ja tegelikult nagu jamasid ei ole palju, et ma ei ole kunagi käinud korterites mingi letsupotte vahetamas nagu üürnikel või nagu remontimas või mingi, ei ole sellist jama üldse. Et kerge on. Ja lõbus on. Ühesõnaga siis, et peab lihtsalt alustama. Ja see on ka õige, et mingid asju ikka on nagu, et kõik ei lähe nagu lepase reega, aga sa pead lihtsalt selleks valmis olema, et midagi ikka, mingeid üllatusi ikka natuke on. Ja Karolina küsib veel, et kas sa ise elad enda kodus või üürid kodu välja ja elad ise odavamas üürikas? No minu kodu nimel ongi see 16-ruudune üürikorter, mis mul on välja üüritud, et mul ei ole kodu, ma ei ole kunagi tahtnud nagu osta pikema plaaniga, sellepärast, et ma kutsun ennast nagu maailma
maailma kodanikuks, et ma reisin kogu aeg ringi. Praegu on siuke imelik aeg, kui ma olen nii palju Eestis olnud, et renoveerimise tõttu tegelikult ma mõtlen, et ma lähen nüüd Balile varsti, kui kõik on korras. Ja siis lähen Alaskale ja Argentiinasse ja mingit siukest värki, et mul ei ole tegelikult kodu ja ma ei ole ostnud sellist kohta, kus mul oleks nagu, ja mul on nagu nii, kui ma ostaks oma kodu, siis ma tahaks suurt terrassi ja ma ei tea, katusel oma kurke kasvatada ja ma ei tea, nagu mul on nii palju soove ja samas ma ei tea, millist korterit ma tahaks, kas ma tahaks nagu katusekorterit ja ma tahaks hoopis pisikest maja, kus ma saan aiapõllundusega tegeleda nagu, et mul ei ole nagu sellist asja, ma ei taha kodu, et pigem elan üürikes ja siis reisin, renoveerin. Ühesõnaga, sa tunned, et kodu paneks sind võib-olla natuke kinni või? Ja no ma ei tea, ma ei ole keskkooli lõpust olnud Eestis põhimõtteliselt. Tulen siia, et mingit hustle'id tegema ja siis jälle, kui on hustle valmis, siis ma lähen välismaale ja siis no hustle. Ütleme, et ma töötan kogu aeg igal pool, aga praegu ongi vaata see, et mul on väga hea, et ma renoveerin ja siis ma õpin nüüd ehituskoolis, ma õpin elektrikuks, kõik need asjad on Tallinnas ja siis saan need valmis, siis ma olen vaba ja ma lähen välismaale. Et ma ei tea, nagu kui ma ostaks endale kodu, siis ma ikkagi pigem ostaks selle, et ma ostan mingi väikse, mingi 40 ruudus, et kuidas ma seda välja üürin nagu, et nagu üüri eesmärgil. Et ma mingit unistuste kodu kindlasti ei hakkaks ostma, sest see oleks nagu, milleks ma ei ole praegu siin. Ja ma isegi ei tea, mis unistuste kodu, nagu sina ehitad oma unistuste kodu, ma ei tea, mis minu on. No kui see tuleb, et praegu on sul see rändamise aeg ilmselgelt. Nii, aga Sirli küsib, et mis su portfelli jaotus on, et palju aktsiates, palju kinnisvaras ja nii edasi? Ma ei tea, praegu nagu mul läks portfell täiesti lappama sellepärast, et ma tahtsin osta üürikorterid ja ma arvasin, et ma saan 30% sissemaksuga ja mul oli siht juba silmes, et 10 korterit, raha on olemas ja siis pangad hakkasid lihtsalt nagu kaikaid kodaratesse viskama, et nii kole korter, siin ei saa elada, mis mõttes ei ole duširuumi, mis mõttes nagu hallitab ja lõpuks ma sain mingi 50% endale laene, nagu nii, et 50% mingi sissemakse ja siis aga mul olid korterid juba vaadatud ja siis ma lihtsalt müüsin aktsiaid ja panin nagu raha korteritesse. Nii et mul läks põhimõtteliselt, ma müüsin nagu kõik aktsiad maha jaanuaris, nagu jaanuar, veebruar, detsember ka. Niimoodi järjest, kui nagu jälle uus korter oli, siis ma müüsin maha. Ja siis ma olingi põhimõtteliselt 100%. Okei, mul on mingid tegelikult startupid ja siuksed ka, kus ma lihtsalt ei saa raha välja. Need nagu tiksuvad kuskil. Aga põhimõtteliselt nagu siis oli 100% kinnisvaras ja praegu mul on äkki 80% kinnisvaras. Mul on sularaha suht palju. Et ma just mingi 2-3 nädalat tagasi hakkasin uuesti aktsiaid ostma. Tesla, more Tesla. Ma mõtlesin kohe Tesla peale sinuga seoses. Aga kas sul on midagi praegu Balti börsilt ka? Sa enne mainisid tegelikult. Kas need on need, mis sul praegu on või? Ei, need ma müüsin maha. Ma ei tea, ma olen kogu aeg muudama meelt, ma hakkasin ka oma seda dividendiportfelli, Eesti dividendiportfelli üles ehitama ja iga nädal ostma, aga siis ei olnud seda automaatset ostmist, siis ma kogu aeg unustasin ära ja see asi nagu ei edenenud eriti ja kogu aeg oli vaja USA kasvu aktsiaid osta ja lõpuks detsember, jaanuar, veebruar, mis iganes, ma müüsin kõik igalt poolt maha. Eesti aktsiad juba enne seda ma ei mäleta, et neid mul ei ole. Praegu mul on natuke indekseid, väga vähe, rohkem on üksikaktsiaid. Ja siis ma just vaatasin, et mul on põhiaktsia on Tesla, siis mul on Palantir. Ja siis ma stabiilsuse huvides ostsin natuke Berkshire ja Coca-Colat. Sest ma panin enda nüüd selle LHV kasvukonto jaoks, ma iga nädal investeerin sinna. Mul on üks on indeksite jaoks, üks kasvukonto, teine on üksikaktsiate jaoks. Et ma ei tea, kas see on nii kuluefektiivne, aga mulle meeldib, et iga nädal ta läheb. Ma ei viitsi nagu jälgida just pealvaevat sellega. Ja, et mis iganes toimib, et selles suhtes vaata tihti inimesed tahavadki saada, et nagu täpselt nii peab tegema, et tegelikult ei ole vaata, et peaasi, mis sinul toimib, et kui sul on tähtis, et sul on niisugune automaatsem ja
regulaarsem, et sa ei pea ise toimetama, et siis nii ongi okei. Ja päris hästi tuli see ka välja, et see ka muutub ajas, et päris palju sul on muutunud, on ju, siis portfell, et pididki on ju aktsiad mingeid maha müüma, on ju. Et mul oli samamoodi praegu, et maja pärast eraisiku need aktsiad on maha müüdud, et mingi väike viimane jupp veel on, sest et ei raatsi müüa nii kehvade hindadega, aga umbes samamoodi nagu sul vaata, kui on see hetk, et sul on vaja seda raha, siis sa müüdki selle maha. Aga mis sa veel lõpetuseks tahad öelda, et meil hakkab aeg otsa saama, aga ma lähen otsin Stepslilesse. Sa võid küsida teha lõppu. Aga kas sul tuleb üks küsimus meelde, et mis sul kõige rohkem meelde jäi, kes võiks auhinna saada? Tegelikult seda küsimust ei küsinud, aga see oli väga armas. Natuke hakid. Jäid kinni? Ornella, kas sa saad nii rääkida? Sul on hääl maas. Sorry, ma scrollisin siin neid vastuseid või küsin läbi. Parim küsimus, nii keeruline, ma ei taha kellelegi halvasti. Lihtsalt, mis sul nagu meelde tuleb või silma jäi? Ma arvan, et see, et mida tulevikus kinnisvarasse investeerimisel peaks arvestama. See vist oli Karolina küsimus. Aga suur aitäh sulle, et nii ägedast, ma just siin vahepeal, kui siin ei olnud, et rääkisin seda, kui ägedast kohast sa meiega ühinesid, et meil ei ole kunagi enne olnud niimoodi, et keegi nii ägedast kohast, et väga äge värviline on teil seal, et jõudu siis õppimisel ja kõik saavad Instagramis jälgida, kuidas sul läheb, ja palju tarkust seal ja oskusi. Et varsti siis nagu väga kiirelt, ma saan aru, lähevad need korterite renoveerimised, et kui sul kõik oskused käes on. Ja aitäh. Sorry, et ma siin kaasast ringi jooksen. Ma ei tea, umbes näituskoolist on kerge. Lihtsalt üks video teha, aga jah. Saime hakkama selles suhtes, sai räägitud, et saime päris palju teada. Et suur aitäh sulle ja head õhtut kõigile. Tšau! Head õhtut!